mis see on? See on üks väga hea auto. Passat B5. Kuuled, jah? Kvaliteet. Sõita saab? Saab. Võib-olla ei tööta päris nii hästi nagu võiks. Et ta nagu tahab nagu hoolitsust natukene, natuke hellust, natuke silitamist. Ülevaatust ei ole, kindlustus on. Ma leidsin ta täiesti juhuslikult. Selles mõttes ma väga tihti seal Zuckerbergi kodulehe peale ei käi, aga sealt ma ta leidsin. Ta oli Marketplace'is kõige viimane auto. Põhjusega tõenäoliselt. See oli tema vanaisa tuttava õepoja venna esimese tütre kasuema vana auto või tolle sõbra. Ma täpselt saangi aru. Kott pimedas vaatasime üle. Ta oli küll teistsugune, ta nägi palju korralikum välja. Palju maksin ta eest? Ma ütleks, et ma maksin ta eest väärilise hinna. Nüüd proovime siia esiteks sisse saada. Ja siis ta käima panna. Hops, täiesti vale nupp. Shallala. Wow, et ta on nüüd seisnud mõnda aega. Aga see pahmaks, mis praegu vastu lõi, see oli niisugune kolmas pensioni samas. Wow. Nii. Lõhnad on vänged. Ma ei hakka valetama. Selles mõttes, et väga vänged. Ta mul isegi nagu hakkas natuke paha, aga ma elan selle üle. Ja nüüd tõe hetk. Nagu siisike. Mis on kummaline on... Tuleb juurde. Ma just tahtsin öelda, et eelmine kord põles tegelikult siin nagu kõvasti rohkem neid tulesin. 4 korda illaknad, millest... Okei, nad vajavad nagu häälestamist. See käib ka asja juurde. Kindal aegas. Või tähendab see käetugi on see. Käetugi on ees. See on, ma ütleks, see on deluxe variant. Ja mis on nagu hästi mugav on see, et käsipidur on käetoe all. Ehk kui sa tahad käsipidur peale, tõmbad käetoe üles, käsipidur üles, käetoe alla tões. Ei, ma tegelikult tahtsingi nii. Ma tahtsin, et oleks siin. Las ta jääda. Okei. Las ta olla. No, mulle meeldib tegelikult nii rohkem sõita. Mulle pole ees käetoed kunagi meeldinud. Noh, niped siin, need ei tööta. See töötab. See on normaalne. Selles mõttes, noh, ma ei olegi päris kindel, kas ma julgen siin rohkem midagi teha. Ja noh, see... Okei, siis... Tähesõnaga, teda ei tasu nagu ülemõissu palju ka nüüd näppida, eks ju. Ja nagu kuulete, siis talle ei meeldi kunagi, kui ma temast kaugemale lähen. Tal on isegi see kate on täiesti, noh, põhimõtteliselt uueväärne, ma ütleks. See on nagu volditav värk, eks ju. Noh, siin niped-näped on siin... Tõenäoliselt see on ka selle lõhna põhjus, mis seal autos on. Kuna see meenutab natuke sellist põdrapead. Päris täpselt ei teagi, mis see on. Okse või fekaal või midagi sellist. Noh, suure tõenäosusega see on. Siin-seal on nagu allitust. Võite pisut. Noh, see on elu. See on elu. Sa istud lihtsalt looduses. See on normaalne kõik. Et loodus, sa ei sõida looduses, sa istud looduses. Sa nagu oled nagu emakese maaga, oled nagu kontaktis pidevalt. Ja noh, lähed seened tuppa, siin on sõbrad ees juba, ei ole hullu midagi. Ja noh, tagaiste põhimõtteliselt, et no mis ta siin on? Noh, siin on nähtavasti keegi pakuks sünnitanud, ma arvan. See näeb umbes selline välja.
tõenäoliselt mingid viimase ohvri riided on seal taga, aga siuke ta on. Ideks. Must ei julge kinni panna. Uksed käivad muidugi täiesti, joones on täiesti uksed selles mõttes, et siin ei ole mitte mingit loksu ei ole. Ja nüüd lähme südame juurde. Amortidega kapott. Väga kõva. Esituled ei näita absoluutselt mitte midagi, sest need on lihtsalt nii ära põlenud lõpuni otsas. Ui. See on teibitud läbi. See on kontori teip või? Näed, korda tegin. Juba üks asi korras selles mõttes. B5-st ei ole võimalik väga palju rääkida. Nii on. No ütleme, potentsiaali on ju palju, eks ju. Eks ta on siuke tubli tüdruk, nagu ta on. Ma olen siin mõelnud ja kingin ta lihtsalt ära. Fakt on aga see, et enne peame me ta läikima lööma. Me oleme nüüd jõudnud siis siia koristamiseni. Õues lasime juba suuremas lokkapuru ja lehe ja mingi ämbride ja jamasid välja. Võtsime välja kõik lõhnavad asjad. Lõhn on ikka veel autos. Nüüd hakkame siis tekstiili puhastama, tolmukaga möllama, tõmbame naelad välja ja igaks juhuks mainin kohe ära, et õli taseme me kontrollisime ka üle. Varras läks küll pooleks, aga õli oli sees. Mis sa arvad? Teeme puhtaks. Sa rääkisid nii pikalt seda mela ja mulle lihtsalt mõtlesin, kaua võib. Aga ei, see mõttes, et... Hakkame koristama. Hakkame koristama. Tõmbad seda. Ja kummikindakad. Lõpuks oleme siis auto sees puhtaks saanud. Järgi on jäänud ainult väike antibakteriaalne granaat, mille vahur sisse viskab. Tehtud. Vajutab ihustile, kuni see lukustub ja pudelist hakkab eralduma gaas. Sosina räägima, et sünnipäevalapsi kuuleks. Nüüd kingime auto ära. Ma kohe helistan, kutsun õue. Tšau. Kuule, tule korra õue. Ja nüüd, kui ta tuleb, siis kingime talle selle. Tšau. Tšau. Kuule, palju õnne sul. Aitäh. Näe, vaata nüüd. See on Passat. B5. Pujaka. Kas on minu auto või? Kas on minu auto või? Ära vaat teda, tema ei osta. Päriselt on minu auto või? Ma võin sõita sellega või? Jaa. Päriselt on minu auto või? Ma ei oska bensuga sõita. Pidurid vajavad tegemist, nagu sa isegi aru said, on ju. See on siis remondimeeste töö.
ja muidu ei olegi midagi erilist, noh. Bensukas teeb kaapsu teeb, on ju. See on põhiline, on ju. Ruumi on, koerte, laste värki, kõige saab panna. Katus on pakuks, kas üle katuse käinud või 4 oli sisse hüpatud. Täiesti normaalne. Siia ma ei hakkaks praegu näitama siia, sest siia ei saa, see uks ei tööta. See aken ei tööta, see aken ei tööta. Airbagi tuli töötab selle eest, nii et ära muretse ja siis ma annan kaasa sulle täiesti põhimõtteliselt niisama hooldusraamatu, kus ei ole mitte ühtegi hoolet sees. Näed, siin on reklaam, Willkommen ja siin on need makikood on siin. Aitäh! Palun. Ja teie subscribe'ige, likeige, share'ige, subscribe'ige, share'ige keerige ja nii edasi, on ju.